Tšau, ma juba võtsin sõnumid sulle ära, segasin ilusti ja mõtlesin, et mis sõnumid sul võiks praegu vaja olla. Ja ma ise neid ei ole vaadanud, koos saame vaadata. Aga esimene sõnum sulle on Artemis. Sina ja su armastatud või siis lähedased on turvaliselt hoitud ja ka spirituaalselt ehk siis vaimselt kaitstud. Võib-olla siis on mingi mure või sa muretsed selle pärast, et kas miski teeb kahju või et kas tulevikus midagi läheb valesti äkki või aga siin on öeldud sulle, et sina oled kaitstud ja su lähedased on kaitstud. Ja siin on tuli tehtud ja taga on valgus, et kui läheb nii-öelda pimedaks või kui läheb raskeks, siis ma ei tea, elus üldse või kuidagi üldiselt, et siis tegelikult valgus on olemas ja kaitse on olemas. Et sa peaksid nagu hoitud olema ja tegelikult sa oledki hoitud ja kaitstud. Võib-olla siis mingis osas praegu tundub midagi nagu keeruline või raske või sa muretsed ette, aga sinuga on hästi ja su lähedastega on hästi. Et tuleviku olukord või praegu siis on tegelikult, kuidas ma ütlen, see on hästi, ütleme nii, et kui sulle praegu ei tundu, et see on hästi, et siis tegelikult ikkagi sa oled hoitud ja väga ei ole vaja muretseda. Ja siin on, ütleme, vesi ühendu oma emotsioonidega, siin võivad olla inimesed, sul võivad olla mingid emotsioone rohkem, võib olla rohkem sellist emotsionaalsust või siis ongi mingi mure millegi pärast, mingi olukord, mingi sündmus, miski tekitab sulle võib-olla rohkem emotsioone, sa oled rohkem mures, aga tegelikult sa oled hoitud ja mis iganes sul toimub, siis tegelikult ütleme nii, et miski nagu kaitseb sind. Et kui sul ongi emotsioone rohkem, siis see on okei, lase välja, aga ära jää sinna kinni, et nii-öelda nuta ära. Ja võib-olla sa oledki hetkel tundelisem, kuidagi tundlikum ja see on väga okei. Aga nüüd sa saad võib-olla äkki see ladumine aitab siin kuidagi selles mõttes, et saad natukene kinnitust, et sinuga on asjad okeid tegelikult. Isegi on keeruline olukord. Ja see on kojott. Huumor, naer. Okei. Huumorit on sul vaja, huumorit ja naeru. Ma ei tea, kuidas sa seda saad. Noh, ma mõtlen, et kas siis lähedastega või siis vaata mingit naljakat filmi, mängi midagi kellegagi, loe anekdoote, mis iganes see on, sul on vaja, tundub, et võib-olla on sul, kui on keeruline aeg, siis praegu võib sind aidata väga või võib sind aidata huumor ja nali. Leia seda enda jaoks mis iganes moel. Et kui sul on keerulisem aeg, siis sa võid, ma ei tea, kirjuta 5 inimesele, et räägi mingi hea nali või noh, ma ei tea, mis iganes, kuidas sa ise julged, kuidas sa ise tahad seda huumorit siis enda jaoks kogeda, huumorit ja nalja. Ma ei tea, sa võib-olla siin kohal on vaja leidlik olla ja kuidagi siis seda huumorit leida. Võib-olla ka siis antud olukorras, kui on keeruline olukord, siis tihti on nagu raske seal mingit huumorit leida, on ju. Et ma ei tea, kui on haigus, et mida ma siin naeran selle üle, et kuidas see saaks, ma ei tea, mulle nalja tuua. Aga võib-olla nali on see, et sa oled mõtelnud kogu aeg, et ma tahan nii väga puhata, nagu ma ei jõua enam, ma tahan puhata ja siis iroonia oleks selles asjas see, et nüüd sul on nagu suur haigus ja sa lihtsalt pead puhkama, et see on see iroonia asja juures. Aga ma ei taha nagu naerda selle üle. Aga võib, sest kui võtta asju läbi huumori ja kergusega, siis on lihtsam elada. Tõesti on. Aga veel sulle on sõnum tõde. See, mis on tõde,
sellest alati piisab. Ja tõde, siin võib olla vajadus mingit tõe rääkimist, tõe jagamist, kui kellegagi on vaja võib-olla aus olla, sul on vaja võib-olla ennast jagada kellelegi, võib-olla mingi praegune olukord, kus sul on vaja, võib-olla on sul emotsioonid ja aga vaja oleks kuidagi teisi energiaid sinna tõmmata, et kergust ja rõõmu ja naeru ja samas on siin vaja ka mingit tõeenergiat, võib-olla sul on midagi vaja kellelegi väljendada ja aus olla. Ja ka see saab sinu olukorda leevendada, sellepärast et sinu sees võib olla mingi tõde, mis peab saama välja tuldud ja välja lastud. Aga teistpidi on ka see, et ole see, kes sa päriselt oled, ole sina ise. Ära kaldu nagu ma ei tea, ühte äärmusesse või teise äärmusesse. Sa ei pea mingeid maske kandma, sa ei pea ennast peitma. Et ole sina ise, ole täpselt selline, nagu sa oled. Et sellest piisabki, et sa ei pea mõtlema, et sa pead üle pingutama, üle rassima, olema parem, olema teiste jaoks piisav, olema maailmas mingi, ma ei tea, äge ja tasakaalukas ja kontrollis ja ideaalne ja laitmatu. Siin oleks vaja kuidagi nagu endale kindlaks jääda ja sellele, kes ma päriselt olen. Et kas on hea tunne inimestele võib-olla, ma ei tea, teeselda või näidelda või mängida tugevat või mida iganes sa võiksid teha siin. Et maski kandmine ei ole tegelikult mugav, see on väga ebamugav ja see kurnab ja ka see tekitab nagu halba tunnet endasse. Ja siin ütleb, et tõest piisab, et samamoodi, et kui sul on vaja midagi kellelegi rääkida, midagi väljendada, siis sa lihtsalt väljenda seda tõde nagu otse, mitte haavavalt ega midagi, aga räägi enda tõde. No näiteks, ma ei tea, ma vajan puhkust, ma vajan hetkel, ma ei tea, hoidmist, ma vajan mõistmist, mida iganes sa võiksid vajada või et mina vajan ausust ja tõde. Ja sa ei pea seletama, et miks sa seda vajad, lihtsalt ütle, ma vajan seda, ma vajan praegu seda. Ja sa ei pea rohkem põhjendama või täpsustama. Et sellisest asjast tõest tegelikult peaks piisama, kui see on nagu päris aus tõde. Aga veel siin on universum. Me oleme lihtsalt kõik tähetolm. Ja siin võib olla sellest kasu, kui sa vaatad asja olukorda laiemalt ja suuremalt ja nii-öelda ei võta asju isiklikult, et see, mis sinuga juhtub või see, mis olukorras sa oled, et me kõik tegelikult oleme mingis olukorras tihti, kus nagu ei ole hea olla või kus tahaks välja saada. No eks see ole ka see, et me võtame elu nagu väga tõsiselt ja siin tuleb jälle see huumor sisse ja naer. Aga ma saan aru, et kui on tõsine haigus või megakurnatus, siis on keeruline elu võtta nagu mitte tõsiselt, siis on keeruline naerda ja huumorit teha ja rõõmus olla ja nautida elu. Aga sellega aitab ka tegelikult nagu aja mahavõtmine ja puhkamine, mis siis aitab sul nagu hetkesse tulla ja tasakaalu taastada. Et siis me ei võta nagu võib-olla nii tõsiselt seda elu. Aga sulle veel siia sõnum on. Et tulevikus on sind ootamas parem tulemus ja see ongi see, et tegelikult tulevikus, see millega me alustasime, et tulevikus sul läheb paremaks, et tegelikult see asi läheb paremaks, mis iganes olukord sul on, see läheb paremaks, see paraneb, sina oled hoitud ja sinuga on tegelikult hästi, see asi läheb paremaks ja see asi, mis iganes olukord sul on, see tegelikult mööduks veel mõnusamalt, kui sa sinna lisaksid seda huumorit ja naeru. Et tegelikult, kui me kindlalt teame, et mingi olukord, mingi raske olukord läheb mööda ja me nii-öelda
saame sealt edukalt läbi mindud, siis tegelikult me võtaksime asju palju kergemalt, aga lihtsalt me kardame, et see asi ei lähegi paremaks või et see läheb veel halvemaks. Ja siis me ei tahagi seal naerda, et siis me olemegi ainult stressis ja mures. Aga selle ladumisega ma siin ütlen sulle, et sul lähevad asjad paremaks ja nagu siin öeldud sai juba, et leia neid viise, kuidas seda huumorit tekitada, kuidas rohkem naerda, kuidas rohkem nautida elu ja ma ei tea, seltskonda, inimesi ja märka kõike head, mis sinu elus on ja neid inimesi ja ma ei tea, seda kõik, mis sul on hästi. Ja seal, kus vaja, seal ole aus endaga ja teistega ja seal, kus vaja, seal luba endale emotsioone. No üks viimane sõnum ma tahan veel sulle, et muretsemine pole armastuse üks vorme. Ehk siis armastus, no see on jälle see, et okei, et on mure, on stress, aga armastus ja rahu ja huumor aitavad sellest välja tulla või seda kuidagi kergemalt siis mööda saata. Ja 11 on siin kella peal nii-öelda. Igatahes nagu öeldud, see olukord läheb paremaks ja sa tuled sellest välja, kuidas sa seda läbi teed, see on su enda teha, et me oleme harjunud muidugi stressima, muretsema ja kõike seda, aga saab teisiti. Aga nüüd see on su enda teha, et kas sa teed teisiti või sa teed lihtsalt nii, nagu sa harjunud oled ja igatemoodi on fine. Lihtsalt üks on natuke kergem, teine on selline harjumuspärane, keeruline. Aga siis edu sellega, mis iganes see sul on ja tšau.